mind inspireerivad tegelikult kliendid. Nendega koostöös hästi palju valmib vajadusepõhiselt asju ja ma osalen hästi palju näitustel ja ka konkurssidel, et siis selliselt mul ongi tekkinud täiesti omad tehnikad. Ma teen pikseltehnikat, mis algselt oli minu nime järgi siis Katre kindakirja tehnika. Siis on peidunööbitehnika, et ma saan kangast, nööpidest ja mööblivildist kokku teha uhked ehtemotiivid. Ja kolmas on siis puhtalt mööblivabriku jääkidest, villastest jääkidest, sellised 3D roosid, millega saab siis kaunistada kotte, rõivaid. Katre kaubamärgi sünnilugu on ka veel omamoodi tore, sest ma olen ikka väga pikalt juba teinud käsitööd ja disaini ja lapitööd. Mu sõbrad on mulle öelnud, et sa ei tee enam käsitööd, et sa teed juba midagi nagu suuremat, et näiteks sinu märk võiks olla Katre. See kuidagi jäi nagu kõlama ja seda ei olnudki mulle palju vaja rääkida, kui sellele E-le tuligi see ülakoma ja ma võin öelda, et mu oma sõbrad on ristinud selle kaubamärgi ära. Tegijal on see muidugi suur kompliment, et tahetakse seda sinu asja teha ja see läheb kuidagi nagu elama. Aga kui tekib selline asi, et keegi tahab hakata nii-öelda kopeerima, et siis on juba natukene kehvasti. Ja ma tunnen, et loomeinimesena oma loomevara on ikkagi kuidagi vaja kaitsta ja ma leidsingi siis sellise tee, et ma registreerisin oma kaubamärgi.